Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikut, käes on 21. oktoober, digitund on eetris tehnoloogia uudistega eelmisest nädalast ja meil on saatejuhid Hans Lõugas, mina ja Henrik Roonemaa. Räägime täna uuest Google'i telefonist Pixel 4 ja selle sõsarmudelist Pixel 4 XL. Me räägime ka Google'i sülearvutist, mis võib-olla on ikka Eestis ainuke inimene, keda see väga liigutab, aga mul on ka see saade, nii et ma saan rääkida sellest. Samsungi Galaxy S10 on juba mõnda aega olnud meil siin müügil, aga selles on ilmnenud üks väga veider funktsioon. Mark Zuckerbergil on jälle probleemid. Ta peab enda ja kõigi teiste jaoks vastama küsimusele, kas Facebookis saab avaldada ka midagi muud peale tõe ja kes peaks seda kontrollima. Ja vaatame viimaseid juhtumeid, mis on Eestis olnud seoses küberkurjategijatega ja kuidas neil õnnestunud väga suuri summasid peaaegu välja petta. Suurbritannial on aastaid olnud plaan kehtestada pornofilter ehk kontrollida kuidagi seda, et alaealised isikud ei saaks veebist tarvida seda sisu ja eelmisel nädalal nad siis teatasid, et ei tulnud välja ja kogu plaanile tõmmatakse kriips peale. Digitund. Hakkame siis saatega pihta. Pixel 4 ja Pixel 4 XL on Google'i uued telefonid, need nii-öelda müütilised olendid Eestimaa pinnal vähemalt, mida näeb siin harva ja väga vähestes kohtades müügil, sest et Google teeb nüüd ägedad telefonid valmis, reklaamib, räägib neist palju, aga nad ei jõua kunagi nendele lettidele, kus on meil peaaegu kõik muud telefonid müügis, et väga väikese turuosaga mudelid, aga ometi olulised ja sellepärast me neist räägimegi. Jah, ega see ei ole ainult Eestis, eks ole niimoodi, et neid kuskil ei näe, et ükskõik kas Ameerikas või mõnel muul suurel turul on täpselt sama probleem, et nad on justkui nagu olemas ja Google iga aasta üritab, aga väga kaugele nad sellega ikkagi jõudnud ei ole. Aga nüüd siis tõesti Pixel 4 ja 4 XL tulid välja ja mõnes mõttes, või ütleme, et mitmeski mõttes on väga huvitavate telefonidega tegemist, et võib-olla kõige selline olulisem uuendus, mida praegu küll välja tuuakse, on see, et mõlemal telefonil on 90 hertsised ekraanid. No vot, see on üks väga huvitav uuendus. Mida see siis tähendab? Mis asi see on 90 korda vilgub midagi ekraanil, eks? Ehk siis ekraani sagedus on 90 korda sekundis, uuendatakse pilti. Jah, mis tähendab, et kui sa seal näiteks ekraani pilti keerid või midagi teed, siis täna on see sagedus 60 hertsi. Ja ehk siis 60 korda sekundis see pilt nii-öelda uuendatakse. Ja kui see nüüd tõsta 90 peale, siis liikumine läheb väga palju sujuvamaks, kohe silmaga nähtavalt sujuvamaks. Muidugi, kui sa niisama seal, ma ei tea, veebist uudiseid loed või midagi teed, siis sellest otseselt midagi, sul ei ole öö ja päeva vahet, aga kõik, kes on seda proovinud ise, neid telefone on täna turul ka, kes teistel tootjatel küll, kes seda teevad, see tundub olevat selline uus asi või asi, mis läheb standardiks tõenäoliselt lähema aasta-kahe jooksul. Et uued iPhone'id seda veel ei toeta, aga see sujuvam liikumine on nii suur asi, et ma arvan, et sellest saab üks selline tavaline normaalne nähtus. Ja mis oli meil siin OnePlusi üks viimane mudel, vist see 7 Pro, samamoodi sisaldas seda. See on, mida sa siis eelkõige näed näiteks ekraanil teksti kerides, kõige lihtsam näide, aga siis teoorias rohkem peaks seda olema näha mängud, midagi liikuvat rohkem, et see liikumine, mis toimub ekraanil on ülimalt sujuv. Jah, no see ei ole nüüd selline asi, mille pärast me peaksime kõik oma praegused telefonid viskama nurka, eks ole, minema uuendama, aga ma arvan, see on üks sellistest tehnoloogiatest, mis kui ta tuleb, siis ta tõenäoliselt jääb, et seal praktiliselt ainukene miinuspool selle tehnoloogias on see, et ekraanid võtavad rohkem voolu. Sellepärast, et rohkem peab arvutama, rohkem peab siis näitama seda pilti ja see teoreetiliselt mõjub akule kehvasti. Ja siit me jõuame nüüd järgmise punkti juurde, mis on võib-olla kõige suurem murekoht selle Pixel 4. Tuli 2 telefoni, 4 ja 4 XL, ehk siis 4 on 5,7 tollise ekraaniga, XL on 6,3-sega ja selle väiksema telefoni aku on suhteliselt väikese mahutavusega.
ta on umbes sama suur, nagu ta eelmistel põlvkondadel pikslitel on olnud, aga nüüd kui arvestada juurde, et see ekraan võtab tõenäoliselt rohkem voolu, siis see on suur küsimärk, et kas Google on tõesti suutnud teha midagi sellist, mis seda nähtavat sellist probleemi aku vastupidavusele ei tekita või ei ole suutnud. Ja kuna täna neid telefone keegi testinud veel ei ole, siis vastus sellele puudub. XL-iga peaks olema okei, sest selle aku on isegi suurem kui eelmistel põlvkondadel. Ilmselt on see kõrgema sageduse ekraan siiski nii intelligentselt tehtud, et ta kogu aeg ei kasuta seda maksimaalsagedust, ainult siis, kui sa midagi seal peal liigutad. Mis veel? Kaamerad. Esimesed Pixli-telefonid siis, kus ühe kaamera asemel Google on läinud ka siis selle moega kaasa, et telefoni peal ei ole mitte üks tagakaamera, vaid ka mitte 3, nagu mitmetel siin uutel telefonidel on, vaid 2. Ja on siis see tavaline kaamera ja 2 korda zoom või 2 korda telefoto. Mis on huvitav valik, et nad ei pannud sinna lainurka, mis on siis tavaliselt see 3, mis pannakse. Et nad otsustasid siis teha 2 korda zoomi, selle asemel teha lainurga. Ja see on selline huvitav vaidluse küsimus, et kumba nüüd siis inimestel rohkem vaja oleks või kummast rohkem kasu oleks. Et seda zoomi sa teoreetiliselt saad ka tarkvaras teha, kui sul on nii head algoritmid, et teravustavad ja nii edasi. Ju siis ei olnud Google'il ikkagi nii head ja sul tulevad piirid vastu, aga lainurka sa ikkagi tarkvaras teha ei saa. Sa ei saa seda juurde mõelda seda, mida kaamera pole näinud. Nii et ma arvan, et tegelikult oleks olnud parem, kui nad oleks teinud lainurga. No võt, eks seda näeb, aga samas portreed ja sisse zoomine eraldi objektiivi ja valgumist head pilti. Kas sina oled iPhone'i kasutaja? Mina olen jah, aga ma olen nüüd ka selle vana, nii-öelda veel vana, kus on siis zoom ja tavaline ja mulle see zoom meeldib. Kas sa kasutad seda päriselt ka? Ikka kasutan jah, iga päev. Üle päeva ütleme, üle päeva. Okei, no näed. Siis võib-olla Google, sina olid see fookusgrupp, kelle järgi nad selle otsuse tegid. Paneb Google sinna Pixel 5 juurde siis selle lainurga, niimoodi väikse inimesega. Jälle tuleb oodata aasta aega midagi järgmiseks sügiseks. Aga mis on eespool toimub selle kaamera, Pixli kaamera eespool on siis on ka, kus on esikaameraga, seal on nüüd uued sensorid juures. Ehk siis sõrmele lugeja on ära võetud, et selle asemel on näo tuvastus, mis toimub samasuguse maagiaga, jutumärkides, nagu siin teistel telefonitootjatel, kus põhimõtteliselt tehakse 3D modelleerimine sellest, sinu näost, mis on siis selle ees näha ja see peaks olema palju suurem selline radariga ala, teatud, kas 45 kraadi oli. Võib-olla ma ka eksin siin kohal, aga üsna laia nurgaga on see ala, kus eest siis telefon jälgib, et milline nägu tema ees on ja kas see on tuttav nägu, kas tehakse telefon. Ja demodes oli näha, et see nii-öelda näoga telefoni lahti lukustamine oli ülikiire. Et inimene võttis telefoni kätte ja tegelikult sel hetkel juba telefon oli lahti. Mis on küll neil see probleemiks nüüd kerkinud on see, et ka täitsa ametlikel andmetel, kui iPhone ei ava telefoni siis, kui su silmad on kinni. Et tõenäoliselt 2 varianti, sa kas magad või oled surnud. Või teaduseta, jah. Või teaduseta, mis iganes. Et siis Google ikkagi teeb kuulekalt telefoni lahti ka siis, kui su silmad on kinni. Ja sellest tõusis ka väiksemat sorti selline pahameel ja nüüd nad siis on lubanud, et lähemate kuude jooksul tuleb siis tarkvara uuendus, mis ikkagi kinnisilmised telefoni ei ava. No see on huvitav, et kas nad siis... Lähikuudel, ma rõhutan, see on ikkagi lähikuudel, jah. Ei, no ega see telefon jõuab ka, jumal teab, kunas... Ütleme, oktoobri lõpust hakkab välja jõudma, aga see, kui ta aasta alguses see uuendus tuleb. Aga huvitav on lihtsalt mõelda, et kas nad panid mööda või kas nad ei tulnud selle peale või kas see oli teadlik otsus, et ka nii saab teha või on see mingi tehnoloogiline küsimus? Ma arvan, et see on ikkagi keegi unustus ühe linnukese sinna paberi peal nägemata, kus oli kirjas, et mis me ehitama peame. Sellepärast, et see on näotuvastuse puhul kõige lihtsam viis, kuidas sa saad inimese telefoni lahti, et rebitad telefoni käest ära ja siis teda kinni hoides paned tema näo ette selle telefoni. Ja ainuke, mis ma teha saan, siis silmad kinni hoida või midagi vastu olla või magades, võtad öökapi pealt selle telefoni, paned inimese näo kohale. Ja ongi lahti. Ja, see tegelikult on väga halb mõte igas mõttes. Paar asja veel. On tehnoloogia nimega Motion Sense, ehk siis see sama radar tekitab telefoni kohale sellise nagu radariruumi õhku, et kui sa seal käega viipad, näiteks telefon laua peal viipad käega, saad järgmise loo panna mängima või mingid žestid olid, aga ma ütleks, et see on väga kahtlane. Nüüd me jõuame sinna, kust ma aru ei saa enam asjadest, et 2014-13 tuli välja Samsungi mudel, kus sai lehvitada telefoni käega niimoodi ilma telefoni puudutamata, siis üles-alla kerida. Ja nüüd on 2019 ja samad asjad on väljas. Need ei tööta, ma ei tea ette öelda, need ei tööta. Isegi kui need töötavad, siis meil kasutada. See on sama nagu see Apple'il oli see 3D touchi probleem. Sa ei saa aru kasutajaliidesest, et kuhu sa pead kõvemini vajutama, et midagi juhtuks. Ja siis on samamoodi, et sa tegelikult sa ei tea, sul ei ole mingit sellist visuaalset vihjet selle kohta, et kui ma nüüd käega viipan või ma ei tea, teen selle
hea tujumärgi seal telefoni kohal, eks ole, et mis programmis, mis oludes siis midagi juhtub ja keegi ei suuda seda meeles pidada. Nii et ma arvan, et selle võiks praegu vähemalt kõrvale jätta. Ja tead, kui sa ütled, et sa ei saa aru, tegelikult läheb aastad aega, ma ütlen 5-7, kui me suudame väikse hologrammprojektori telefoni sisse ehitada, et su telefoni kohal hõljuvad kasutajaliidese detailid ja siis neid õhus niimoodi manipuleerid. Aga lahe, ja üks potentsiaalselt suur asi, mis ma veel tahan siia ära mainida, on see, et Google on võtnud selle sama keeletuvastusmudeli, mis neil täna jookseb serverites ja on tõstnud kogu täiega sinna telefoni sisse. Nii et see kõik toimub telefonis endas ja kui sa telefoniga räägid, kõnetuvastused, kõik sellised asjad ei vaja enam andmesideühendust, seda ei saadeta kuhugi serverisse, mis tähendab, et see on hetkeline. Eesti keele tugi muide on ju ka Google'il olemas, et saab näha, kas see ka seal siis niimoodi toimib. Aga inglise keele puhul need demod, mida ma olen näinud, et see on päris fantastiline, et see asi tekib lihtsalt hetkega sinna. Ja ka transkribeerib siis näiteks salvestused või telefoni kõned. Jah, ja muudab otsitavaks tekstiks ja veel üks asi, loomulikult on kahjuks läinud telefonid raskemaks. Kui Pixel 2 oli 143 grammi, Pixel 3 oli 148, siis uus on juba 162. Umbes Samsung S10-ga siis samas suurusjärgus, aga veel oluliselt ikkagi väiksem kui on iPhone'i kaal. Mis on 180-190. Midagi sellist jah, sinna on minna ja XL on saanud ka seal 10 grammi jälle kaalu juurde, nii et ikkagi, kuigi aku suurused ei ole praktiliselt muutunud, siis ikkagi tulevad need kaalud vaikselt ronivad üles. Polstrit tuleb juurde. Aga umbes 700 on siis 749 on Euroopas siis selle Pixel 4 India 899, ehk siis vaatame. Potentsiaalselt väga heade kaameratega, väga head telefonid, suurt müügiedu ei oska ennustada, aga kindlasti meie kui tehnoloogiaentusiastide jaoks on see põnev hetk, kui need peaks testi saama. Aga lähme siit pausile ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja läheme edasi saatega ja oleme ikkagi veel Google'i ja Pixeli lainetel, aga nüüd räägime siis veel üle sellise uue seadme, mida Google samuti näitas nagu Pixelbook Go. Ja see on järg Google'i varasemale sellisele, sülearvutile ikkagi. Ma tahtsin öelda juba sülearvutilaadne toode, aga tegelikult mis tast eristab tavalisest sülearvutist ei midagi peale operatsioonisüsteemi, miks see on siis Chromebooki Chrome OS. Aga Pixelbook Go on siis võiks öelda, ma tahaks öelda, et see on niisugune rohkem kättesaadav, mitte nii kallis, soodne, hea lahendus sellise Chromebooki jaoks, aga tegelikult see selle aasta mudel peidab endas päris palju eri valikuid, et seal on nii soodsamaid kui ka siis selliseid peenemaid mudeleid. Nojah, väga hea Chromebooki saab kätte täna umbes 500 euroga, et näiteks Asuse C434 superarvuti, eriti selle hinna eest, mitte midagi pole ette heita. Võib-olla see puuteplaat võiks olla natuke parem, kuidagi natuke odav ja natuke logiseb. Aga 500 eurot, eks ole. Siis Google'i enda eelmine Pixelbook oli ikkagi MacBooki hinnas. Ehk suhteliselt ebamõistlik valik selle hinna eest. Et ta on ikkagi natukene piiratud seade. Ja nüüd see uus on tavaline sülearvuti. Isegi ekraan ei käi enam sinna tagurpidi peale, et tahvliks sa seda muuta ei saa. On endiselt puutetundlik. Mälu on 8 gigabatti pandud, mis on väga õige otsus. Ja kõige huvitavam on see, et ta on üliõhuke, ülikerge. Ta kaalub kilo ja 13 oli see ekraani juures. Ja aku peab 12 tundi, ütleb Google. Selliste kaalude ja sellise aku juures mõtleks, et ta on selle kõige odavama, kõige lahjema või nõrgema sükse mobiiliprotsessoriga mudel. Mis ongi nii, kui vaadata seda $650 maksab siis mudel, seal on siis Inteli M3 protsessor. Ja nii ongi. Aga üllatused hakkavad tulema. Et tegelikult on võimalik seda sättida niimoodi, et keerata juurde paralleelselt hinnaga ka protsessorit. Et täitsa võimalik võtta väga võimsa ja tugeva sülearvuti korraliku täis. Jah, Intel i5-ga, eks ole, $850. i7 lausa ka olemas, eks. Ja i7 on ka olemas, kui keegi tahab $1400 maksta. Me ütleme seda dollaritest sellepärast, et mina ei suutnud Euroopa hindu leida. Aga ilmselt nad samasse suurusjärku tulevad. Ehk et see on hea, et Google tegi odavama Chromebooki. Saab loota, et see kooste kvaliteet ja klaviatuur on sisuliselt sama, mis eelmisel Pixelbookil, mis on üks parimaid klaviatuure, mida mina olen kunagi üldse kasutanud. Mühtiliselt hea klaviatuur, päriselt. Ja nad on tõstnud sama klaviatuuri siis sinna odavama arvuti sisse. Ja ma arvan, et sellest teatud inimestele teatud oludes see võiks olla väga hea valik arvutist. Sul on kilone arvuti
mis maksab mõistliku hinna, mis on väga kvaliteetselt ehitatud, korralike näitajatega ja aku peab seal üle 10 tunni vastu ja sellise hinna eest. See on, mina väga tõsiselt kaaluks seda. Kui ma ei oleks inimene, kes peab kasutama, ma ei tea, Microsoft Office'it või neid Adobe programme, mul on väga raske siis ette kujutada, et miks ma ei peaks seda ostma. Aga vaatame, loodetavasti jõuab see ka millalgi siis Eestisse ja saame katsetada. Aga räägime nüüd Samsungist. Jah, mida siis Samsung vastu on panna? Tegelikult on ilmnenud tagantjärgi üks veider omadus siis Samsung Galaxy S10-ga. Millal tuli S10 välja, meenutame, see oli vist juba selle aasta talvel, kevadel, veebruarikuus või? Ja ütleme üks pool aastat tagasi kindlasti. Ja juba siis ma mäletan, oli juttu sellest, et sõrmele lugeja natukene on liiga tundlik või liiga kiire või inimesed nagu ei saanud hästi sellele kasutajakogemus ei olnud maksimaalne. Nüüd avastas siis üks britt, üks proua, et kasutades oma S10 ilusti oli ostnud selle ja peitnud selle siis kaitse ümbrisesse, et see viga ei saaks ekraan ja avastas, et tema abikaasa suudab tema telefoni lahti teha. Kuigi sõrmele lugeja oli siis ainult see proua ise pannud enda. Võib-olla on nii kaua abielus olnud, et inimesed pidid ühte nägu minema, et äkki ka sõrmeheled hakkavad ühtlustuma aastate jooksul. Väga hea teooria, aga tuleb välja, et asi ei olnud tõesti ainult ühes abielupaaris, vaid laialt levinud mure Galaxy S10 telefonidega on see, et kui telefoni ekraani peal on mingisugune ekraani kile või veel hullem selline läbipaistvast silikoonist nagu kate. Korpus on sellega ümber. Jah, siis sõrmele lugeja avab uksed kõigile. Oota, temal on sõrmele lugeja ekraani sees, mitte korpuse peal. Ja seal on siis uuendustehnoloogia, kus ei kasutata põhimõtteliselt mitte nagu, just kui ei vaadata pilti üles, et milline sõrmejälg sinu peal tuleb, vaid seal on siis ultraheli just kui analüüsib. Et selleks, et läbi ekraani seda teha. Ja midagi toimub selle läbipaistva silikonplastikuga, mis muutub justkui nagu siukseks master võtmeks. et selle sensor saab aru, et ükskõik mida sinna pannakse, et aha, see peab olema õige ja avab. Ja need videod, mida selle kohta siis täitsa levivad, näitavad, et see on tõesti tüüpprobleem selle sõrmele lugejaga. Mida Samsung siis teeb, muidugi lubab, et seda saab parandada või siis muuta üle õhu tarkala uuendusega. Et see peaks tulema natukene kiiremini kui lähikuudega, nagu ütles Google, vaid et lubavad seda siis kas nädala või lähinädalatega. Aga mis ikkagi paneb jälle mõtlema, et see biomeetria kui viis, kuidas oma telefoni lukust lahti teha, et see on nagu nii õhukesel jääl kõndimine. Me ei saa ise seda muuta kuidagi. Ma ei saa oma sõrmejälgi ise muuta, oma näokujutust. Et kui midagi on selle sensoril valesti seadistatud või vigane või olgu see näotuvastus või sõrmele sensor, siis ma olen lihtsalt selles hädaga nagu vastakuti ja ma ei saa ise midagi muuta. Vaata, siin on huvitav on ka see, et ega need vanad nii-öelda korpuse sees olevad sõrmele lugejad töötasid ju väga hästi. Ja see on aastaid vana tehnoloogia, kus ikkagi usaldusväärselt nii-öelda lahti murtud seda ju praktiliselt ei ole. Me ei tea, et ükskõik, kas oli see iPhone'i, Samsungi või Huawei või kelle iganes neid sõrmele lugejaid saaks niimoodi ära kasutada. Miks oli vaja sealt korpuselt üldse ära võtta, võiks küsida. Oli tehnoloogia, mis töötas, oli väga okei, et miks oli vaja see sinna ekraani alla panna, aga olgu, pandi. Ma ei tea, telefonid on ilusamad näiteks või mis iganes. Ja me siis nüüd peame siin istuma ja lootma, et ka see tehnoloogia saadakse korda. Kui saadakse, siis lähme edasi. Et see on tüüpiline selline uue tehnoloogia probleem. Ta on see tsükkel, et me teeme ühe hea asja valmis, aga siis enam tarbijad ei eruta selleks, et jälle saada inimesed nagu lettidele ostma, tuleb teha mingi uus asi jälle ei tööta natuke aega. Ja siis hakkab jälle tööle. Ja siis tehakse jälle uus midagi. Ja, aga me läheme siit pausile ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi ja vaatame siis korra Mark Zuckerbergi töömaile ka. Nimelt on Facebookil üles kerkinud selline, mitte üles kerkinud, ütleme, et neil on see jätkuv probleem. Et kas nad on siis platvorm või on nad kuidagi meediaväljaannet, kas see, mida inimesed sinna kirjutavad, mida seal avaldatakse, mis võib levida laialt ja saada suure mõjukuse osaliseks. Et kas keegi peaks vastutama selle eest, et kas see on ka tõsi või et kas on okei läbi Facebooki näiteks masse desinformeerida. Kui sa oled, ma ei tea, sina või mina või lihtsalt keegi, et siis meil on võib-olla keerulisem
tervet riiki kuhugi ummikusse ajada, aga näiteks on siin alati on hea näide poliitikud, et kas on okei, kui keegi sihikindlalt suurele hulgale inimestele avaldab seal desinformatsiooni, midagi, mis ei ole tõsi, kas teadlikult või mitteteadlikult ja siis Facebooki need reklaamireeglid ütlevad, et kui sa oled lihtsalt reklaamija seal, siis sa ei tohi jama ajada inimestele, aga see ei kehti poliitikute kohta. Tegid sellise kuulsa erandi seal ja Zuckerberg on sattunud siis nüüd kõva tule alla, et miks siis mitte. Ja oli siis eelmisel nädalal ta pidas Georgia ülikoolis. Georgetowni ülikoolis ja ütleski sellise otsene tsitaat, et ma ei usu, et ühele eraettevõttele oleks õigus poliitikuid tsenseerida. Ehk siis ta tõstab käed üles, ütleb, et kui poliitikud panevad poliitilist reklaami meie platvormi, siis meie ei vaata selle sisusse. Võid öelda musta või valget või mustvalget, ükskõik mida. Ja see ikkagi tekitab tohutu debatti selle üle, et kas see on õige või mitte. Ja kui temaga nõustuda, et kas siis jätta asjad nii või lasta keegi teine sinna neid reklaame reguleerima. No Zuckerberg ütles, et sellistes oludes, et kui nad hakkaksid ise otsustama ka poliitiliste reklaamide puhul, et mis on tõsi või mis ei ole tõsi, et siis tõenäoliselt see väga soosiks nii-öelda pukis olevaid poliitikuid ja uutele, kes tahavad siis väljakutset esitada meie dogmadele või sellistele kivistunud arusaamadele näiteks või tahavad ühiskonda kuidagi muuta, et nendel oleks siis palju raskem. See on selline huvitav väide, et ega sa valedega ka ei ole võib-olla hea algus, kus sa ühiskonda muutma hakkad. Aga ma arvan, et sinu väljendus, et see on suur debatt, et see ongi hea ja väga õige võib-olla viis seda pundart lahendada. Et ka teistpidi mina ei tahaks kuhugi Ameerikasse alamakstud nendele tüüpidele kuskil seal sisufarmides anda klikiõigust sellele, et kas ma ei tea, tuleb Eestis mingi uus partei, et kas neil on õigus mingit seisukohti avaldada või mitte või kes hakkab seda, sa ei suuda seda kontrollida, et Zuckerberg ütles, et ei, et see on ikkagi inimese ja näiteks valijate siis enda otsus, eks ole, et mis inimest nad siis usaldavad ja keda mitte. Tundub ka täitsa mõistlik seisukoht. Aga toome korraks selle lõpptulemuse meil teise keskkonda, võrdleme korra, et kui meil on tänaval välireklaamid, poliitiline välireklaam ja nüüd Tarbijakaitseamet jälgib, et reklaamid ei valeta, et limonaad ei saa öelda, et mul suhkrut ei ole sees, kui tegelikult on suhkrut. Aga tuleb siis uus partei, kes ta võimule saada, ütleb, et praegune valitsus on korraldanud neid kuritegusid ja teinud neid asju pahasti, kui seal tõde ei ole. Aga siit Tarbijakaitseamet ütleb, et meie seda ei kontrolli. Poliitiline reklaam, seda valija ise otsustab, et kas ta usub seda või mitte. Nii palju, kui ma nüüd Eesti reklaamiseadusega kurssi viisin, siis tegelikult Eestis seda on keelatud. Ka poliitilise reklaami sisu kontrollitakse. Aga kas see ongi õige, seda me tahakski. Teistpidi jälle, kas ma usaldaks, et Mark Zuckerberg või tema palgatud siis selline väike osakond hakkaks seda kontrollima? Ei, seda ma ka ei usalda. Mina isiklikult siin nüüd seda juttu rääkides, mul hakkab ise endal avaneb selline aknake ja võimalus tekkima, et äkki oleks õige, et Facebook, kellel on ikka nii meeletu selline platvormi jõud üle kogu maailma, et ta hakkaks andma välja sellisest võimalust, et mingisugune riiklikult või ühiskondlikult valitud amet või pädev organ on seal, kes on vahemeheks. Mõnes mõttes, et me sellised asju tegelikult võikski ju korraldada siseriiklikult. Et me Eesti kontekstile mõtleme, et kui meil on näiteks mingi poliitiline jõud, kes laus valedega ja üleskutsega vihale ja ma ei tea, kellegi hävitamisele loob endale platvormi, et see on tegelikult Eesti ühiskonna probleem, mida me võiksime lahendada siseriiklikult ja Facebookil peaks siis nii-öelda see vastuse ots olema seal olemas, et kui meilt keegi võtab ühendust, ütleb, kuulge, see on kuritegelik või see on jama või vale, et siis on mingi normaalne protsess, mis võimaldab sellist sisu või neid inimesi sealt eemaldada. Ja see on osaliselt täna ka ju ikkagi olemas. Et me Eestis ka teame, kuidas neid vihakõne inimesi ja gruppe on ju ka eestikeelseid on ju kinni pandud. Ja see võikski olla äkki see jällegi mõte, ma ei ütle, et see on lõplikult läbimõeldud lahendus, aga see, et näiteks Eesti turule, Eesti kasutajatele sihitud, mida on väga lihtne eristada, poliitilised reklaamid, nende üle kehtib siis nagu vahemehe otsustusõigus mingil Eesti enda komiteel, olgu see siis erakondade järelevalve, meil on küll rahastamisega tegelev komisjon, aga või on siis Tarbijakaitseamet, mis tegeleb meil reklaamiseadusele kontrollimisega või midagi muud. Ja Facebook annab igas riigis selle oma kohalikule siis sellisele
No täna meil on tegelikult ju mitte ainult Eestis, vaid üldse demokraatlikes ühiskondades on selline institutsioon täitsa olemas, selle nimi on ajakirjandus. Kes on siis selle ühiskonna valvekoera rollis, eks ole, ja peaks siis mõnes mõttes nagu kontrollima või vähemasti filtreerima seda, et kas see informatsioon, mis avalikus sfääris on, kas on tõene või ei ole, mis on nende inimeste kavatsused ja tegelikult eesmärgid ja võib-olla ka rahastus, et miks keegi räägib seda, mida ta räägib või miks keegi tahab Eesti ühiskonda viia mingis suunas, kuhu ta tahab. Ja lihtsalt probleem on selles, et ajakirjandust on väga vähe ja neid potentsiaalseid hulle on kahjuks väga palju. Et Eesti oludes 1, 2 või 3 ajakirjandusväljaannet ei saa päevad läbi tegeleda sellega, et avalikus sfääris ümber lükata midagi, mida Facebooki on postitatud juhul, kui see läheb tõesti nii hulluks, et meil on palju inimesi, kes postitavad sinna ainult valet ja propagandat. Igatahes see on käimas olev debatt ja Elizabeth Warren, kes on demokraatide presidendikandidaat, juba ka tegid väikse kiire tõestuse. Lasi siis Ameerikas välja reklaami, kus ütles, et mina toetan Trumpi presidendiks. Lihtsalt sellepärast, et tõestada seda, et on võimalik täiesti absurdne, vale ja ebaõige, ebaloogilise sisuga reklaami Facebookis osta, näidata, levitada ja tema eksperiment seda tõestas. Muide, kas sa tead, ma küsin siia vahel, kas sa tead, mis on üks selline väide või natuke nagu konspiratsiooniteooria, aga väga huvitav, et miks Briti peaminister Boris Johnson ühes intervjuus väitis, kui talt küsiti, et mida te vabal ajal teete ja kuidas te lõõgastute, et siis ta väitis, et talle meeldib bussimudeleid ehitada. Ma nägin seda intervjuud. Kas sa tead, mida arvad, mis selle taga on? Ei tea, ma ei saanud aru. Kui nad seda Brexiti kampaaniat tegid, siis oli neil see üks buss, mis sõitis ringi, mille külje peal oli suurelt kirjas, kui palju nende tervishoiusüsteem säästaks raha, kui nad Brexiti teeks. Ja see on osutunud faktiliselt valeks. Ja nüüd väide on see, et see on SEO. Ehk et kui sa trükid sisse nüüd Google'isse Boris Johnson bus, siis sa hakkad saama vastuseid selle kohta, kuidas Boris Johnsonile meeldib ehitada mudelbusse ja need päris bussi uudised kukuvad siis tahapoole. Nii et võib ka olla. Et isegi kui seda kontrollida, et siis seda algoritmi petmist ja mängu kindlasti saab päris palju olema. Aga ma lõpetuseks ütlen, et ma olen siin pigem Zuckerbergiga ühel nõul, et mina ka väga kardaks seda, kui nimetud ja näotud inimesed, kui see must kast kuskil Ameerikas või ma ei tea, minu pärast Indias võtab enda kätte otsustamise selle üle, mida Eesti ühiskonnas avalikus ruumis võib rääkida ja mida ei või rääkida. Et me peame ikka sellega ise hakkama saama. Tõsi on, mina lähen ehitan nüüd mõne bussimudeli ja lähme saatega pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitunni saade jätkub ja mul on nüüd stuudios 2 külalist. Martin Liivand, tere! Tervist! Ja Märt Belkin, tere sulle ka! Tervitus! Te olete mõlemad Geenius toimetajad. Sina, Martin, oled Diktori portaali toimetaja ja Märt on raha, aga me räägime mõnes mõttes täitsa mingist muust asjast. Me räägime ühest arvutimängust ja digitunnis ei räägita arvutimängudest just eriti tihti. Räägitakse siis, kui on juhtunud midagi erakorralist. Ja ma arvan, et täna me võime öelda, et on juhtunud midagi erakorralist. Nimelt eelmise nädala lõpus tuli siis ametlikult ja avalikult välja mäng Disco Elysium. Ja ma ei tea, kummal ma lasen. Martin, ma lasen sulle öelda, miks see on erakorraline? No erakorraline on see vast ikkagi sellepärast, et tegu on sellise kõige suure kaliibrilisema Eesti videomänguga, mis on eales valmis tehtud. No meile meeldib väga öelda, et see on selline Eesti videomäng, nagu see oleks mingisugune muhuleib, kus kuskilt asjast välja tuleb. Aga natuke on ka ju. No natukene tegelikult sa paned selle mängu käima ja esimene asi, mida sa näed, on Saumi logo, eks ole. On kultuurielu Eestis jälginud, et sellele rühmitus Saum on ja võib-olla isegi see logo on ju täitsa tuttav. On isegi tuttav jah, et no kindlasti tõesti ta on enamasti Eesti jõududega valmis tehtud. See projekt sai alguse Eestist, aga nüüd siis viimased aastad on seda valmis tehtud ikkagi Londonis ja seda nii-öelda välismaa mõju on seal tunda ka. Aga ma arvan, et kui eestlane seda mängib, siis ta saab sealt kätte teatud ideed, mõtted ja mõttealged, mis on sellised ehtsalt eestlaslikud ja idaeurooplaslikud, et eestlastel on äratoomisrõõmu küll. Minu näiteks, et see linn, kus tegevus toimub, on Revalkool vist või? Revaš oli linn. No, segu Revalist ja alkoholist. Tegelikult see on siuke pigem prantsuse kultuuriruumi linn seal.
aga jah, minul õnnestus seda mängu veidi enne avaldamist mängida. Avaldasime Geeniuses ka põhjaliku arvustuse sel teemal. Ja ma võin tõesti öelda, et see on midagi täiesti enneolematut. Vaata, et eestlased on ju mänge varem teinud, on ju. Et lihtsalt kui ilmub jälle mingi Eesti mäng, me ei peaks kutsuma 2 inimest, aga miks see mäng on teistmoodi kui need, mida eestlased varem on teinud? No üks asi on see, et selle projekti mõõtkava on lihtsalt täiesti ulmeline, et meil seni Eesti kõige edukam mäng müügi mõttes on vist Teleglitch, mis Rootsi stuudio Paradoxi abil jõudis päris kaugele. Teleglitch on väga hea mäng, selline mehaaniline tohe, aga Disco Elysium on selline, ütleme, vähemalt 30 tundi kestev RPG-seiklus. Ja see juures täpselt samas stiilis, samade mõjutustega nagu kunagi 90-ndatel neid tehti. Kui tuleb meelde vanast mänguajast Baldur's Gate või Planescape Torment, siis see on täpselt midagi sellist, et see ei ole siuke PlayStationil mängitav tulistamine, vaid siuke tihe, deep, väga täiskasvanud teos ikka. Väga täiskasvanud teos, aga samas ma võin öelda, et ta ei ole kurnav. Lugema peab palju, aga kurnav ta ei ole. Ühesõnaga nii sellist grandioosset või nii suurt mängu ei ole eestlased varem teinud. Ei ole jah, see on kindlasti kõige suurem, mis meil on valmis tehtud. Ja nagu tegelikult Märt ütles ka, et mis taeb ta võib-olla nagu teistest eristuvaks ja nii-öelda värskeks on see, et ta tõesti on väga otsekohene. Et ajastul, kui suured välismaa mängustuudiod pidevalt räägivad sellest, et ikka nende mängud on sellised apoliitilised ja kõik on nii ümmargune ja nii nagu vähe solvav, kui on vähegi võimalik, siis Disco Elysium viskab selle kõik nagu nii kiiresti aknast välja, kui on vähegi võimalik, et seal on seksismi ja seal on rassismi ja seal on alkoholi tarvitamist. Seal on ka sellist vana head ikkagi ongi sellist 90-ndate Eesti vaibi mulle või ma ei tea, et Kaur Kender, me teame, on selle asjaga seotud, et sa oled Kenderit lugenud, et siis mingid kohad tulevad, mingi feeling tuleb ikka väga tuttav ette. Just, kui me mäletame, siis Zaum ongi selline kultuurirühmitus, mis siin Sirbiga seoses 2013 aastal kõvasti meediavergusid vallutas oma skandaalsusega. Kender on projektis ilusti olemas, ta küll vist väga kirjutanud sinna midagi ei ole, et tema roll on seal produtsent. Mängu siuke ideoloogiline aju on kirjanik Robert Kruvits, kes oli ka Zoomi ajal väga suur tegija ja tegev. Tema raamat Püha ja õudne lõhn tuli siin ka mõni aastat tagasi välja, täpselt samas maailmas see tegevusosad leiab. See maailm, kus Disco Elysium toimub, ongi selline asi, mis on juba üle 10 aasta Kuvitsa ja tema sõprade rollimängudest, laua rollimängudest, umbes nagu Dungeons and Dragons välja kasvanud, mehaaniliselt, maailma poolest nii edasi. Seal on natuke sellist, oleme teismelised ja teeme ägedad asju osa, aga samas väga palju sellist läbimõeldud noorte kultuurihuviliste loodud ilusamat versiooni ajaloost. Ja tõesti, mängus on, sa saad olla kommunist, kui sa tahad, aga sa võid olla ka rassist, kes konkreetselt karmide rassistlike solvangutega ründab teisi inimesi. Sa võid olla feminist muide, väga produktiivne koht või asi, mida teha. Põhimõtteliselt sa saad teha enam-vähem kõike ja ühelgi... ma ütlen, et mängu esimesed hetked lihtsalt, et see mäng ju algab sellest, et peategelane on totaalses sellises nagu alko, ma ei tea, mäluaugus või pool deliiriumis. Kõige suurem pohmell eales. Ikkagi aastal 2019 päriselt nagu osta ja laadida alla selline arvutimäng ja et see on mingi selline mäng, mis ei ole kuskil mingi ühe hullu tehtud, vaid see on suur projektmäng, mis nagu nii... isegi piinlik öelda, aga 2019 mängumaailmas see on erakordselt julge, et keegi mingit sellist lähenemist üldse võtab. Jah, nagu varem sa mainitud ka, siis tõesti nagu suurstuudiote poolt mingid Ubisofti D8, kes iganes seal suure ookeani taga neid mänge teevad valmis, et neilt sellist asja ei tule, nad ei näe seda isegi unes ka, et siukest mängu valmis teha. Et see on ikkagi selline indie-maastiku ilus ja tore eripära, et seal toimub see suur innovatsioon nii-öelda ja minu arust Disco Elysium tõesti selles mõttes on innovaatiline mäng, et see sisuga teist mängu ei tule küll väga pähe, mida praegu saaks mängida. No Kenderi nimi käis läbi, eks ole, Kurvitsa nimi käis läbi. Kas te oskate peast veel nimetada eestlasi, kes sellega seotud on olnud? Kunstilise direktori rolli täidab mängu juures Aleksander Rostov, kes on samuti Zoomi juures tegev olnud. Tema on andnud maailmale sellise huvitava õlimaaliliku, väga unenäolise vaate.
kirjutajate hulgas on näiteks Augo Tuulik, kes oli samuti pikka aega Kurvitsa selles samas rollimängu seltskonnas. Veel eestlastest on Helen Hindpere on näiteks üks kirjanik. Kas Andrus Laansalu nimi käis läbi mul ka? Keegi ütles, tema tegeles helikundus või? Just, tema oli heli poolelt seotud. Arendajad on mitmed Eestist, siis IT poole pealt. Ja muidugi kindlasti tuleks mainida, et kogu seda projekti on rahastanud ei keegi muu kui Eesti kuulus hiidettevõtja Margus Linnamäe. Võib-olla tekitab küsimusi, mul majandusajakirjanikuna kindlasti tekitas, et miks Linnamäe peaks olema valmis andma niivõrd palju raha sellise projekti tegemiseks, et kas ta ei kartnud, et kultuurinimeste kätte 100 000 anda tähendab automaatselt raha kadumist, aga tundub, et vähemalt seekord on investeering läinud otsa ette, jah. Mina ei tea, palju ta sinna pani või palju selle mängu tegemisele kulus, aga kui ma vaatan täna neid esimesi hindeid ja hinnanguid, mis rahvusvahelised ma ei tea, arvamusliidrid on sellele andnud, siis mulle tundub, et šansid, et need rahastajad saavad oma raha kuhjaga tagasi, on tundnud päris head olevat, et siit paistab suur hitt. Kas ma olen liiga optimistlik? No nende esimeste arvustuste põhjal ma arvan, et jah, see nii-öelda lootus see raha tagasi saada Linnamäel on kindlasti kasvanud, et tõesti nagu väga suured välismaised videomängu leheküljed räägivad Disco Elysiumist väga kiitvalt ja Metacriticus vist tõesti skoor hetkel 92.3 isegi. See on uskumatu ju. Jah, mis siis teeks sellest... Metacriticu mõttes eriti. Just jah, et mis siis teeks sellest ühe, käesoleva aasta ühe kõige edukama videomängu üldse. Ja siin osad väga suured saidid on andnud Discole enda selle aasta kõige kõrgemad skoorid üldse ja see tõstab tahes-tahtmata selle mängu inimeste huvi orbiiti, nad näevad seda rohkem ja loodetavasti siis ostavad ka selle mängu rohkem. Ma olen ammu oodanud sellist Eesti kultuuri eksporti ka selles valdkonnas, et meil on häid dirigente, eks ole, maailma kuulsaid, heliloojaid, sportlasi, kunstnikke, teatritegijad, kõik on. Ja see on üks nagu selline valdkond, mis minul ei ole mingit kahtlust, et videomängud on kultuur. Kui ma meenutan kas või seda Return of the Obra Dini või mingi iganes mänge. Et see on loo jutustamine teiste vahenditega. Ja mul on tegelikult väga hea meel, et nii võimsalt on see maha pandud. Kui nüüd keegi pole üldse mänginud mänge ja kuuleb siin meie juttu ja mõtleb, et ma saan võtta selle Genderi Kurvitsa, ma ei tea, mis maailma. Kas tal on mõtet seda nüüd minna ostma sealt 30 euro eest? On 30 siin või 40? 39, 40, 40. Et kui keegi pole üldse mängur, kas ta saab aru, et see on kihvt asi või ei saa? No ma arvan, et on raske, kui sa ei ole varem üldse mängu näppinud ja sellega kokku puutunud, sellepärast et isegi inimesed, kes mängivad enam-vähem regulaarselt, et ta on ikkagi selline sisutihe, seal on hästi palju asju, millega peab näpu järge ajama ja ta võib olla inimesele, kes tõesti mängudest midagi ei tea, natukene võib-olla selline suur tükk, millega alustada, minu arvates vähemalt. Mulle iseenesest tundub, et mehaanilises mõttes ei ole seal tegelikult midagi keerulist. Jah, see on mäng, sa pead hiirega ringi liikuma asjadele klõpsama, aga tegelikult selle mängu võlu või see, kus peitub selle tuum, on teksti osa. See lugu, need tegelased, mida luuakse, mõtted, mis sul saavad olla iseenda aju või tunnetega, mis on muide täiesti ulmeliselt hästi lahendatud asi seal mängus. Et inimesele, kellele meeldib näiteks lugeda fantaasiat, vulmekirjandust, on see kindlasti küll natuke erinev formaat, aga samas peaks olema täitsa hea koht, kus alustada seesuguste mängudega. Ja lugemist on väga palju, ma võin öelda. Just, jah. Lugemist, jah, miljon sõna on selle mängu pikkuseks öeldud ja seal on küll olemas ka häälnäitlejad, kuskil 25% mängust on häälnäideldud, aga siiski jah, enamik asju tuleb endal välja lugeda. Ja siin ka üks hoiatus kõikidele, et mäng on praegu saadaval ikkagi ainult inglise keeles. Et eesti keeles seda otsima minna ei tasu. Ja ainult PC peale. Mäkimehed juba ma vaatasin, mul siin Facebookis küsivad, et kus PC-d saab osta. No just, et bootcamp tuleb appi võib-olla, aga konsoolile hetkel ei ole räägitud ka, et üldse tulebki, et kui ta nüüd edukaks saab ja kui ta hästi müüb, siis elame näeme, aga hetkel sellest veel vähemalt ei räägita. Aga jah, tõesti, et võib-olla kui inimene on tõesti videomängu kauge
ja on kuulnud, et noh, et videomängud ongi GTA, kus sa käid ringi ja kõmmutad palju ja tapad ja jooksed ja siis Disco ei ole see mäng. See on see mäng, kus sa istud ja lihtsalt loed ja teed seda tundide ja pärast võib-olla mõtled veel aasta otsa selle loo peale. Jah, just täpselt. Hüva, me soovime kõigile head mängimist, kes tahavad. Aitäh teile ja saatega oleme lõpukorral, nii et kohtume uuesti nädala pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.